Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, mina olen Ain Vaida. Märt Pelkin, minu nimi. Ja see on Suvariik. On küll kus üles Suvariik, jah. Ja tead, millest ei ole suva? Sellest, et see osa tuleb laupäeva hommikul välja ja kuni laupäeval kella 8 õhtul saab e-hääletada. E-hääletus, mida saab teha arvutis ja ainult arvutis, lõppeb õhtul kell 8 ära. Tee enne kella 8 ära, kui sa tahad e-hääletada ja sa ei ole seda veel teinud. Ja asi, mida ma ise kavastasin, mis on awesome, on see, et kui sul on tunne, ma ei tea, kus mu ID-kaart on või ID-kaardi paroolid ja mobiil-ID-d ka ei ole, siis Smart-ID-ga saab ka valida. Lõpuks ometi saab Smart-ID-ga valida. Telefonis veel ei saa, see võtab veel 43 aastat aega ja siis on telefonid ka iganenud asjad nagu praeguseks arvutid, aga noh, mine sa tea, mis see valimist. Siis me saame otse kõik korraldusi oma kiipidesse oma ajus. Ja valida saad ikka arvutiga. Igal juhul sul on vaja arvutit ja mingit parooli, kas Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardi lugeja, mis ma ei tea, kust vanaemalt sa selle laenad. Ja paberil saab ka hääletada. Ja paberil saad hääletada enda jaoskonnas pühapäeval ja enda valimisringkonnas veel laupäeval. Kõikides nendes enda valimisringkonna jaoskondades, aga enda valimisjaoskonnas sulle öeldi postkastis, kus su jaoskond on, mine sinna, vali õiges kohas. Lähme valima ja kõik. Kõik Lähme valima. Minek, Ja see oli minu oluline teadaanne, et kõik minge palun valima. Yeah. Ma eeldan, et selle podcasti kuulajad on nagu natukene poliitika ja ühiskonnaga kursis ja et nad on nagu keskmisest aktiivsemad valijad nii ehk naa, aga igaks juhuks. Mõni inimene ei tea, et valimisedki pühapäeval on. Mina olin see inimene, kes ei tea, et valimised pühapäeval on. Ma küsisin enne käest, kuule, kas valimised on homme või pühapäeval? Ja mina vastasin... Eestis on valimised pühapäeval. Eestis on kogu aeg valimised pühapäeval. Pühapäev on valimispäev. Ja. Alati. Ja siis ma ütlesin, et on KOV-valimised. Ja siis ma ütlesin nalja teha ja olla nagu, KOV-valimised või, governmenti valime või, need Michalid ja need või. Ja siis... Sa tegid Isamaa kampaaniat lihtsalt. Vali valitsuse vastu! Ehk siis minge valima. See on nagu pull, et ma näen ikka veel neid telke ja asju, kuigi päris paljud on juba ära valinud. Ma ei tea, ma vaatan, mis see stats on üldse. 25% hääletanutest on andnud oma hääle. On see vähe või palju? Ma ei tea. No Tallinnas vist oli see case, et valimisaktiivsus on kõrgem kui varasemalt. No kõrgem kui eelmine kord ja lihtsalt paberhäältega hääletatakse ka rohkem. Ehk siis, et... Sealt saab teha oma järeldusi. Ja, et minge valima lihtsalt kõik. On see mõte. Valige südamejärgi ja valige oma kandidaat. Jah. Kuidas siis muidu nädal läinud on? Kuule, mul on päris huvitav. Mul on siuke asi, et ma olen töötunud. Oi! Ja, et ma Postimehes ei tööta enam. Polnud nagu päris minu valik või oleks lootnud, et oleks saanud kauem olla, aga praegu läks nii. Et põnev sõit oli. Loodan, et Postimehel läheb hästi. Seal on hästi palju häid ajakirjanikke, väga palju häid nagu spetsialiste äripoolel ja mul nagu organisatsiooni osas on nagu mingeid etteheiteid selles mõttes ei ole. Et nagu ideaalis vaata, mul algusest peale oli ka see, et ma läksin nagu lehte, millal on põhimõtteliselt nagu konservatiivne maailmavaade, on ju. Ja ma jätkuvalt näen, et see on nagu okei. Selles mõttes, et maailmas on sellised asju, et sul on liberaalsed lehed, eks ju, konservatiivsed lehed, vasakpoolsed, see on tegelikult okei. Ja selles ei ole midagi probleemset. Lihtsalt, ma nagu ei läinud sinna kuidagi poliitiliselt kaklema või midagi siukest, eks ju. Et ma tean seda, et mu isiklik maailmavaade ei ole sama, mis Postimehe oma, aga nagu ma respekteerin seda ja ma usun nagu täitsa nendesse ka asjadesse, on ju, väärtused ja värgid. Väga põnev on olnud. Ja ma sain teada, et juhtimistöö on nagu täitsa hea, sobib mulle nagu. Nii et Märt Pelkin on avatud uutele väljakutsetele, seda kuulsite te siit esimesena. Märt Pelkin on avatud uutele väljakutsetele pärast mõnusat väikest puhkust, mis sa kavatsed ilmselt kindlasti teha ja striimida ja... Jaa, mu armas kaasa keelab või Keelab striimida? Ei keela striimida. Ta ütleb, et ma ei tohi tööle minna kohe. See tundub mõistlik. Tundub, et on mingisugune asi, mille nimi on
puhkamine, tegelemine asjadega, mis endale meeldib. On ju, huvitav on ju. Ja minu jaoks on nagu väga kurioosne siuke kontseptsioon. Need kõlavad nagu eestikeelsed sõnad, aga ma päris ei saa aru, mida need tähendavad, oleks ma õpin. Ma ütlen sulle veel ühe asja, mida mulle ka öeldakse kodus. Ann, iga hobi ei pea monetiseerima. Kuule, kes me elame samas kodus või? Ma ei tea. Ann, kohe kui mul mingi uus avastus on, ma olen mingi, aga siin on siuke ettevõtlusnurk. Ann, lihtsalt tee midagi, mida sa naudid ja ära räägi, ära nagu tee sellest business plan'i. mul on teiega see probleem, et me mõlemad oleme siuksed, et nagu kui me näeme mingit probleemi või mingit võimalust või midagi siukest, siis me kinda mõlemad toimame seda lahendama. Mina eriti hullud, sest mul puudub enesekontroll selliste asjade osas. Tead, ma olen lihtsalt, see on hästi õpitud, et ma olen mingi, ei ole, kõik asjad ei ole minu. Vaata, Popov ütleb, et see väljend, et not my circus, not my monkeys. Et nagu võtta rahulikult vahepeal on nagu mõnus lasta asjadel minna. Et see on ka nagu cool. Kui need asjad ei ole valimised, minge valima, Ja. Ja ma praegu üritan seda ka teha, et ma nagu, viimase töökohaga läksime lõpuks lahku kokkuleppel, eks ju, ja vimma ei pea. Mingid asjad jäid tegemata võib-olla ja ma tegeksin ise mingeid asju teistmoodi. No, aga see on loogiline. Ja nii edasi, aga nii ta on ja nagu organisatsioon liigub selles suunas, kuhu ta tahab liikuda. Ja tead, kes veel liigub suunas, kuhu tahetakse Keskerakonna poolt liikuda? Väga veider segway oli. Ma loen sulle ette ühe uudise Õhtulehest, mis tuli välja juba 14. oktoobril, mille on kirjutanud Marvel Riik Õhtulehes pealkiri Iga hääl loeb. Keskerakonna kampaania tegija tabati valimiskabiinis valijat juhendamas. Ja siis 13.50 on lisatud foto ja Tallinna valimiskomisjoni kommentaar. Siin on siis juhtus see, et kuskil terve linn on täis valimistelke, kus tehakse reklaami ja öeldakse, et mine valima ja tihti need telgid on valimisjaoskondade kõrval, sest see on kõige mugavam koht öelda, et aga sa saad siinsamas kohe selle ära teha. Aga oli üks Keskerakonna lausa kandidaat tegelikult selgus hiljem Delfist, kes nagu läks natuke liiga aktiivseks ja Maris Jesse kirjeldab seda niimoodi, tema tegi kampaaniat on ju sotside telgis. Tema kirjeldab, et ta nägi seda, kuidas Keskerakonna jopega naine vestles mingite teiste inimestega ja siis viskas oma jope seljast, jalutas temaga koos valimisjaoskonda ja reaalselt läks kabiini kaasa, seisis ta selja taga ja me seda ei tea, kas ta seal arutas mida nad seal arutasid, kas häält suunati ja nii edasi, aga juba valimiskabiini minemine on räige valimiste nagu demokraatia rikkumine. See on iga pidi väga räige. Kusjuures see on eriti huvitav, sellepärast, et Keskerakond on kritiseerinud e-valimisi ja nende üks argument on see, et me kunagi ei tea, et äkki mingisugused keegi mõjutab arvuti taga, seda ei saa kontrollida, aga hääletamisel seda ei juhtu. Et selle tõttu see on eriti räige Keskerakonna puhul. Ei no see pilt on nagu rõve. Nende jaoks peaks olema püha see pabervalimiste väik nagu. See pilt on nagu rõve. Ta läks 2 prouaga valimisjaoskonda, võttis nendega koos sildid välja ja siis jalutas kabiini. Aga kas me teame, kes see isik on? Ja? Nad ei ole öelnud, kes see on, aga on foto ja nad teavad, kes see on. Ja see foto on nagu väga ebamugav vaadata, sest sa saad aru, et see demokraatias nii ei tehta vaata. Just. Ja siis Jesse räägib, et kui nad kabiinideni jõudsid, läks Keskerakonna telgist tulnud proua ühe valijaga kabiini sisse. Jesse ta üritas leida seda kohalikku nagu organisaatorit, kes seal neid valimisi nagu korraldab, on ju, aga nad olid kuskil busy ja tegelesid mingit muude asjadega, seega ta tegi pilti, et seda nagu tõestada pärast. Esitas kaebuse, ma eeldan, et andis politseisse ka ja siis ta lõpuks leidis selle juhataja üles, on ju, siis see ajas nad sealt kabiinist välja. Ja mida ütleb Keskerakonna Nõmme esinumber Tiit Terik? Tiit Terik ütleb, et tema sõnul Keskerakonna inimene tegi kampaaniat ja kohtas tuttavat, kes oli minemas hääletama. Ta soovis samuti oma valimistoimingud ära teha, nii et võttis erakonna värvides jope seljast ning sisenes hoonesse. Meie inimene sai sedeli kätte ja läks seda kabiinist täitma. Ühel hetkel avastas ta, et sõbranna oli tulnud kabiini ning seisis tema selja taga.
ja Terik ütleb, et olukord lõppes siis, kui korrale kutsuti, et siis aeti siis see seltskond lahku, aga Õhtulehes Marvel kirjutab, keskerakondlase selgituses on aga üks suur vastuolu. Fotol on selgelt näha, et kabiinis jälgib keskerakondlane valijat, mitte vastupidi. Ehk siis ta valetas ajakirjanikule näkku, ilmselt teadmata, et eksisteerib foto. Aga mulle meeldib see kontseptsioon või see idee ka, vaata, mida nad räägivad. Et nagu, seal on umbes nagu, see pilt on umbes siuke, et see inimene tuleb ja on umbes nagu paneb, ma ei tea, käed ette silma peale. Arva ära, kes see on ja nii edasi. Mis on nüüd natuke seksistlik stereotüüp meedias, mille nimi on Pick Me Girl. Ja siis ütlusi see on ka relevantne, sest et valimised on mis nagu sa väga agressiivselt oled nagu vali mind, ma ei ole nagu teised kandidaadid, ma tulen sinuga kabiini kaasa, ma olen kogu aeg su elus. Ma olen nii hooli. Jaa, ma olen nii hooli. Sa ei saagi aru, teised kandidaadid ei hooli sinust niimoodi. Ja siis mul on tunne, et ajakirjanik ütles Terikule, et kuule, et aga siin on näha, et nagu nad seisavad teistpidi ja siis Terik vastas, mina sain sellise selgituse. Nojah. Ta isegi ei viitsinud. Ja siis valimiskomisjonist selgitatakse ka, et samal ajal oli hääletusruumis palju inimesi ja komisjoni esimees juhendas parasjagu teisi valijaid. Et ta lihtsalt nagu, nad lihtsalt ei märganud ja nad on väga tänulikud, et sekkuti ja et ikkagi pandi tähele ja et see kõik on nagu oluline ja püha asi, et siis... Aga mis nüüd saab? Mis ikka, annad politseisse ja politsei vaatab, ütleb paha lugu ja... Jah, aga see mõttes, et üks hääl on sus seal jaoskonnas. No aga neid... Nojah, et seda ei saa tagant järgi muidugi tagasi võtta, aga... Jah, siis on sus hääl, Vähemalt on teada, et juhtus. Et see on minu meelest nagu kõige olulisem osa sellest, et vähemalt on mingigi nagu märk sellest, et läks nii ja võib-olla see nagu agiteerib mitte enam nii tegema, sest see on täiesti kohutav. See pilt on minu arust nagu võigas selles mõttes, et ma ei tea, nii ei valita. Ja ma saan aru, et tegelikult on ju see, et umbes oma valikust ei tohi ka pilti teha või ei ole viisakas pilti teha, et see on ka natukene selline küsimus, et kui ma ise teen, et kas siis, mis see siis on, et seal on mingi eetiline ja filosoofiline nagu arutelu, mida inimesed internetis peavad, aga mind eriti mul on alati on see, et nagu ma veits nagu vaata tahaks nagu teha umbes nagu skiini, näidata seda, keda ma valisin ja seda, et nagu minge ka valima ja seda, et see on see valimis umbes rakendus või midagi siukest. Ma olen sedelitega muidugi hääletanud pikka aega tegelikult, nii et ma tavaliselt seda ei tee niikuinii, aga valimise rakendus tundub nagu lihtsam. Aga siis kuidagi samal ajal see on nõme ka. See on siuke iki kuidagi, on ju? Ja, minu meelest on nagu igaühe personaalne valik, tee mis tahad. Aga ma saan aru mõlemast nagu poolest, et nagu miks sa teed seda ja miks osad leiavad, et see on nagu imelik. Aga täitsa suva. Sa käisid ära muidu juba? Ja mina valisin esmaspäeval ära kohe. Mina tegin ka. Mina valisin Põhja-Tallinnas Joosep Vimm 245 Põhja-Tallinnas. Mina käisin ka valimis, mina valisin Keskinnas 124. Inimõiguste aktivist. Jaa. Ja see oli päris raske isegi. Ma pean tunnistama. Kesklinna nimekiri on päris hea. Ja, seal on päris... See on nagu huvitav ja ma nägin keskmist valijat ka selles mõttes, see oli huvitav. Meil olime mingite inimestega koos ja siis keegi avastas, et ta tahab valida ja siis ta kõigepealt ta sai teada, kus ta sisse kirjutatud on umbes, siis ta sai teada, kes tal üldse kandideerivad, ta vaatas neid nimekirju ja see oli pull näha, kuidas keskmine inimene valib. Niimoodi, et ta kõigepealt hakkas nagu scrollima, vaatas kõigepealt, klikkis kõik erakonnad läbi, pooled klikkis läbi, vaatas, et rohelised ka veel eksisteerivad, sellest pole kedagi kuulnud, siis ta sai teada, et on mingi koos organisatsioon, kutsub suveräänsusele või mis iganes see nimi on ju, naeris selle üle natukene, ma olen mingi, kas sa ei tea, mis koos on, ma ei saanud vastust, itsitas seal kõik need nimekirjad läbi ja siis vaatas, see inimene mulle meeldib, ma valin tema, et niimoodi käis ja see oli nagu pull, et see on rets, kuidas et sa saad olla nagu hästi süvitsi kogu selles asjas sees ja sa saad ka lihtsalt vaadata samal päeval nimekirja ja öelda, et see on hea mõte. Et see oli nagu tore. Jaa. Seda võib ka teha ja südametunnistuse ja hääletamine on ka nagu hea või enda maailma vaata järgi. Mul on nagu teoreetiliselt oleks mul veel valikuid endal olnud, kui mu maailmavaade oleks teistsugune näiteks, et kui ma oleksin nagu liberaal rohkem või parempoolne,
siis ma arvan, et näiteks minu jaoks oleks päris hea kandidaat olnud Eesti 200 ridades üks kandidaat 1073, üks Sander Udam näiteks, kes on juhtumisi mu väga hea sõberaga, kes reaalselt on nagu hingega inimene, eks ju. Et ma ise olen üritanud valida just KOV-is nagu ka ikkagi inimesi, kes on nagu, keda ma usun, nii edasi. Et lisaks maailmavaatele vaata. No eks ta on nagu, tead praeguseks mina ei saa üldse aru, mida reitingud näitavad, ma ei saa mitte midagi aru sellest, kes päriselt valimas käib, kas juba nagu ongi läbi või ei ole, et noh, et mul on tunne, et siin ongi get out the vote on seekord hästi oluline osa sellest, et kõik inimesed, kes vähegi suudavad, jõuaks kasti juurde, et siis sa saad nagu noh. Kuule, ma tahan sulle rääkida ka loo valimismootoritest või sellest, et kes on minu jaoks kõige sobiv kandidaat. Räägi palun, muidugi, jah. Vaata, Postimehe valimiskompass on ju on see, kus küsitakse neid maailmavaatelisi küsimusi ka. No jah, esimesed 10 on keegi päriselt kirjutanud ja ülendlasi chat GPT-l küsida, et mis sa arvad prügist oma vallas? Jaa, no need on mingid küsimused, mis on nagu varasematest ka, aga noh, teoorias see idee peakski olema siis see, et sa saad nagu nii KOV-i asja kui maailmavaate. No küsimus, kas see toimib, see on iseasi. Aga asi on nüüd see, et ma vastasin kõigele nagu, noh, ma arvan, on ju, et kas maksud peaks olema nagu kõrgel või kas ettevõte peaks maksustama ja nii edasi. Ma sain vastuse, et minule kõige sobivam kandidaat on Pärtel-Peeter Pere. Ma olin hästi segaduses sellest. Et tundub, et siuksele vasakpoolsele inimesele on Pärtel-Peeter Pere kõige parem valik. Ma hakkasin nagu vaatama seda asja. Ja siis selgus lihtsalt, et Pärtel-Peeter Pere oli pannud kõikidele nendele suurtele küsimustele, et see teema pole minu jaoks oluline. Nii et lihtsalt, kui te tahate teada, siis nagu näiteks Pärtel-Peeter Pere jaoks ei ole oluline see, et kas ettevõtteid maksustatakse rohkem või näiteks see, et kas palgad peaksid olema kõrgemad ega ka see, et missugune on siuke kuidas nagu peaks perepoliitikat kujundama või see, et missugused on väärtused. Pärtel-Peeter Pere jaoks ei ole oluline. Need põhimõtteliselt kõik saavad teha Pärtel-Peeter Perega koalitsiooni. Et väga soovitan. Ja kõik saavad valida. Ja see tehti korda. Postimees arvestas selle ümber need kaalud. Pärtel-Peeter Pere pärast. Ma arvan küll, et suht tema pärast. Või noh, sest et seal on see, et kui minu jaoks on teema oluline ja kandidaat paneb, et ei ole oluline, siis meil tõenäoliselt on mismatch, eks ju. Ma ei tea täpselt, mis nad tegid, aga jah, ühesõnaga, et lihtsalt Pärtel-Peeter Pere ei ole oluline. Teate nüüd seda? Delfil on väga hea valimismootor ka. Sealt ma sain kummalisi vastuseid natuke, aga pigem õigeid, jah. Seal oli ka võib-olla see, et seal oli hästi spetsiifilised nagu KOV-i küsimuste teema. Tartus oli mul isegi loogilisem tulemas. Ma ei ole Tartut vaadanud. Tartus on full on mass on käimas ju, sest tegelikult on praegu see ka, et KOV-i reitingutest rääkides kasutatakse mingeid muude maailma riikide mudeleid. Ja see ei ole lihtsalt see, et ma küsin ja pollin ja keda sa valid on ju. See on lihtsalt see, et mul on mingi mudel, mis vaatab mingit eelnevat tuntust, arvutab, agregeerib mingeid asju. Seda mudelit on kasutatud, Norstati oma on kasutatud UK-s ja Ameerikas varem, aga me ei tea, kas see Eestis töötab ja Eesti on nagu nii palju mastaabilt, nii palju väiksem. Ja Tartuga ongi see, et näidatakse Isamaale võitu, aga mina ei tea, kas see mudel püüab kinni nagu selle, et Urmas Klaas on Tartus ikkagi, see on Tartu Savisaar. Mis on kõikidele osapooltele solvav asi, mida öelda. Aga nagu Urmas Klaas Tartus, et kuidas sa siis tema poolt ei hääleta. Ehk siis Tartu saab olema hästi huvitav, ikkagi suuruselt teine linn, väga mine sa tea asi, mida näha. Ja siukseid asju on veel samamoodi, et eriti KOV-is on, nagu sa ütlesid, valitakse inimest, et tervele kuldsele ringile ümber Tallinna ennustatakse, et Isamaa võtab kõikide refikantside nagu, hunniku hääli ära. On palju kohti, kus on olnud Reformierakond on ju ainuvõimul. See kindlasti lõpeb väga paljudes kohtades ära. Aga Isamaa võitu ennustada, kurat, ma ei tea. KOV-is kus sa valid nagu oma naabrit, oma sõpra, inimest, keda sa tead, keda sa usaldad, et vallavanemat on alati lihtne valida. Et see saab olema väga, väga põnev. Tallinnas on see kuidagi hästi nagu vihaseks on seal endaga, samas need on päriselt hästi olulised valimised igapidi. Tallinnas on juhtunud... Me valime igasuguseid asju ja siin ongi
vaata, me oleme siin rääkinud ka viimastel nädalatel seda, et noh, et kas mingi strateegiline hääletamine või et keda tuleks valida või mis need stsenaariumid on. Mulle tundub, et praegu on lihtsalt see, et kõige olulisem on see, et minna valima, valida hingega, valida see kandidaat, kes nagu tundub endale kõige õigem. Lihtsalt sellepärast, et see strateegiline asi, see pilt on nagu natuke liiga keeruline. Me ei teha, seal on nii palju määramatust, vaata. Ei, no jah, on, aga noh, mingeid järeldusi sa saad ikkagi statistikast teha, selles mõttes sa saad nagu üleriigilisest reitingust teha, sa saad, Tallinna reiting on päris nagu hea, selles mõttes, et seal on nagu seda valimit rohkem, et sa saad mingeid loogilisi järeldusi ikkagi teha. Aga lihtsalt on see, et aga Paide, et see Norstat kindlasti nagu, no võtame veel väiksema koha, Antslat see Norstat kinni ei püüa, sest ta agregeerib umbes, et ta vaatab, et siin elab nii palju selles vanuses selle haridusega mehi ja nemad umbes Tallinnas, Tartus valivad niimoodi, et miks nad siis siin ei võiks valida naamoodi, on ju. Et see tegelikult, ma ei tea, kas see töötab Eestis, aga see, noh, eks me testimegi, on ju, esimest korda näeme seda üldse. Teine asi on see, et Tallinnas on minu arust juhtunud 2 asja korraga. Üks on see, et Tallinnas on lõpuks jõudnud suur poliitika. Et kui sa vaatad, siis Tallinnas... Lõpuks ometi. Kunagi varem ei ole olnud seda, et Tallinna valimised on nagu midagi muud või? Ei, oota, las ma räägin ära. Sorry, räägi hea. Tallinnas on nüüd esimese echeloni poliitikud päriselt püüdmas ja tahtmas ja näevad, et on võimalik saada linnapeaks ja nad on volikogusse kolinud ja nad teevad päriselt seda tööd, on ju, et varem oli see, et sa kandideerisid ja siis ütlesid, okei, tšau, paka, on ju, tegelikult ma ju ei tule Riigikogu kõrvalt, on ju. Ja alguses isegi ei tohtinud, aga nüüd praegu, kuna linna ei juhi enam Keskerakond, siis praegu on oluline, et väga professionaalsed poliitikud oleks reas, whipiks oma hääli kokku ja nii edasi. Seega me näeme Tallinna poliitikas täielikku nagu raske kahurväge, et sul on Jevgeni Ossinovski, Sven Sester, et sul on Maris Lauri on kohale toodud. Et see nagu rida väga professionaalseid poliitikuid. Jüri Ratas käib Euroopa Parlamendist Tallinnas hääletamas. Ja volikogu töös kaasa tegemas. Et see echelon poliitikuid, kes Tallinnas on, ei ole varem kunagi olnud kogu kollektiivina nii kõrgel tasemel. Ehk siis Tallinna poliitika kui selline on läinud nagu mastaabilt teise kohta. Et nad et see poliitiline nagu ekspertsus just poliitika nagu tegemises on palju kõvem, kui ta oli 4 aastat tagasi. Jaa. Väga oluline osa sellest, miks on ka kampaania nii tugev, miks on kampaania läinud. Sa ütled, et kampaania läinud nagu natukene nagu teravaks, ta on alati olnud terav. Ja tead, ma arvan, siin on üks potentsiaalne nagu oht ka, mis on see, et niikuinii me räägime hästi palju Tallinna poliitikast. Ma mõtlen meedias, ühiskondlikus elus nii edasi. Aga võib-olla seda olulisem on ka mõelda oma kogukondades selle peale, et teie omavalitsus ei ole Tallinn. Et kuidas teie omavalitsus nagu õige on nii maailmavaateliselt kui ka see, et kes need inimesed kõige paremad on. Sellepärast, et me võib-olla neid kohalikke probleeme nii hästi ei lahka. Me oleme siin ka ise rääkinud, minu jaoks on nagu täiesti insane see, et ma ei saa päris hästi aru, mis Saaremaal toimub. Ma loodan, et ma saan sellest aru mingi hetk nüüd tulevikus, kuidas on võimalik, et mingid Isamaa ja sotside ühisnimekiri, kuidas see toimib, mis asjad, mis vägid, kuidas? Aga ja kindlasti paljudes kohtades on oma mingisugused quirkid. Ma ei saa ka seni aru sellest, miks Tartus kõik muru niidavad nagu, või mis teema selle muru niitmisega on. Saaremaal ei ole Isamaa ja sotside ühisnimekiri. No see, kus on Madis Kallas ja Aivar Pollak, see terve Saaremaa nimekiri, seal on ju niimoodi, et seal on mingid sotsid ja mingid Isamaa. Aga seal ei ole Isamaa, omad on ju eraldi nimekirja kõik. Okei, aga vahet ei ole. Vaata, näitab seda, kui vähem aru saab. No see ongi mingid tükid, detailid, vägid, sägid. Ja ei, Saaremaal ongi see teema, et küsimus on, et kes nüüd, Saaremaal on samamoodi küsimus, et kes nüüd võidab ära, sest keegi ei tea. Ja keegi ei tea ja pollid näitavad ühte asja, seal on ka et statistika näitab, et Isamaa on ju, tuleb, võtab üle, on ju, aga kurat, ma ei usu. Aga eks näis. Et mul on tunne, et mida väiksemaks see kohaks sa lähed, seda rohkem seal käib mingi agregeerimine ja arvesta seda, kui väga inimestele meeldib valida oma tuttavat, head inimest, keda sa nagu usaldad KOV-i kontekstis. Mis ei ole üldse halb strateegia. Ei ole üldse halb. Et ma olen nagu täiesti päri sellega, et ja mida väiksem koht, seda loogilisem see on, et et minul... Ka need 3 kandidaati, keda me
oleme maininud, noh, keda me nagu ise valime või kaalume või nii edasi. Inimesena ma näen, et ei, ma näeb õiget asja, vaata. Enda asja. Ja Tartust tuleb meile, meie püsikuulaja SL on saanud siis Erki põhjaliku bukleti vahel Voldiku Jaak Valge irooniliste kassipiltidega. Ja see on väga hea, ja. No kas sa tead, et need on iroonilised kassid? Need on iroonilised kassid ja see on, siin toimub nii palju. Ja esiteks, Jaak Valge, nimi on teatavasti Jaak Valge. Ja kui sa oled rahvuslane ja konservatiiv, siis noh, ütleme nii, et on mõned asjad, mida võib sinust eeldada või karta või midagi sellist. On mõned asjad, mida sa võib-olla tahad ja võib-olla ei taha öelda enda kohta. Ja näiteks, noh, siin kohal on Erk teinud kindlasti valikud, sellepärast, et see Voldik algab, on aeg valida valge. Jah, ma ei tea, kas kaaluti ka näiteks nagu valge ülemvõimu aeg on saabunud näiteks, et kas see oli ka kaalumisel või mitte. Aga jah, siin on kassipildid, iroonilised. 2 kassi, siis veel kassid, 1 kass on kõrgemal kui teine. Kassid on oranžid, kus juures ei ole valged. Ja siin on selgitav tekst ka. Siin on Jaak Valge ja ta teatab, et need on meie pere kassid, õekesed Leida ja Lotu, sündinud seal ja toal ja kus tema on sündinud ja mis on tema identiteet. Mõtlesin, et pean sulle ka põhjuse lahti kirjutama, miks ikka need kassipildid oma Voldikule lisasin, kuigi tegelikult arvan, et need, keda kassipiltidega ahvatleda saab, mulle nii ehk häält ei anna. Panin kassipildid selleks, et ironiseerida pealiskaudsuse üle. Nagu tead, on ühiskond ja meedia sageli muutunud lihtsameelseks. Ei osata või ei taheta sõnumit tabada. Minuga on mitu korda nii juhtunud, et oma arvates teen head nalja, aga seda võetakse tõsimeelselt ja saan hurjutada. Viimane kord oli siis, kui ütlesin, et naasen Tartu volikokku selleks, et lõpupeost osa saada. See on... Kui ma esimene kord käisin stand-up ja open mic'il, mul oli tunne, et ma olen nagu mingi hullult nii edasi, ma väga naeru ei saanud. Ma pärast küsin Nanni käest, mis toimub. Sain ütles, keegi ei saanud aru, et see nalja tegid. See kõlasid lihtsalt nagu saaks agressiivne, et iroonia võtab aega, vaata. Ja issand, ma mäletan seda. See oli päris naljakas, ja. Sest sa rääkisid sellest, kuidas sa oled... Ma ei mäleta, kas sa tegid nagu toxic man tropi või sa tegid seda, et ma olen lihtsalt good guy tropi. Ja, mingit sükest toksilise mehe nagu tropi ja ma enda arust olin hullult kavalalt irooniline. See ei lennanud nagu. Publikul on raske aru saada, kui nad ei tea, kes sa oled või nad nagu, sa pead ikka nagu väga... Ja mul on tunne, et Jaak Valgel on sama asi. Ta saatis laiali Voldiku selle kohta, et selgitada, et kuulge, ma tegin... It's a joke. Only a prank. Vaata, see on naljakas sellepärast, et vaata, ma valisin sinna ja ma ütlesin lõpupeost osa saada, siis see oli nagu nali ja siis ma olen selline irooniline, vaata, ja siis ma nagu, vaata see, et ka, et ma selgitan sulle, vaata, ma saadan kassipildid, et ma tegelikult ei mõtle seda, et need on mu perekassid küll ja ma tahan rääkida sellest, et mul on kassid ja ma olen sündinud seal ja nemad on sündinud seal ja seal, et mul on kassid ja ma olen hea inimene, aga vaata, see on kõik irooniline ikkagi tegelikult, sest et pealiskaudne. See on nüüd küll väga naljakas, et ta ütles kuskil seda, et ta tahab lõpupeost osa saada ja tema vabandus on nagu Voldik, mida ta jagab linna. Ta nagu vabandus lendleht on ikkagi next level asi, sest siin vahepeal üks koomik Daniel Weinberg sai internetis sõimata, sest ta tegi toxic masculinity man tropi ja inimesed ei saanud aru, et tegu on irooniaga ja siis ta tegi vabandusvideo, aga tead, vähe. Ta peaks samamoodi flyreid jagama. Vaata, ma ei teadnud, et selline lahendus on ka, et sa annad inimestele ei, see oli nali inimesed ikka üldse ei mõista mu seda huumori. Kuule, aga me peaksimegi hakkama koostama võib-olla. Mul on vaba aega nüüd, et saaksin äkki kõikide nagu koomikute vaata tundides, käia kohal, teha märkmeid ja siis teha siukse nagu kavalehe vaata, kus selgitatakse, et see oli nali. Just, et siin kohas Ann Vaida ironiseeris siis selle üle, et Eestis on poliitika. Kristen Michal on Eesti Vabariigi peaminister ja see nali on naljakas sellepärast, et ma issand jumal, sul ei ole ühtegi nalja Kristen Michali kohta, see ei ole basic. On küll tegelikult, aga praegu vist ei ole. Igatahes. Ei ole. Ma ei mõtle Kristen Michalist üldse, vaata. Kuule, ma peaks tulema jälle kuulama siin. Mina ma saan järgmine kord kuulata sind? Laupäeval.
Laupäeval või? Enne valimisi isegi? Kohe praegu Fonoteegis kell 19 hakkab, nii et enne seda e-hääleta ära, sest e-hääletus läheb lukku kell 20.00 Fonoteegis on siinsamas Telliskivis mina, Maria Sepp, Hendrik Puntso, Rivo Roost ja Aleksander Eeri Laupmaa. Me käisime eile, täna lindistame reedel, käisime eile Tartus, kus oli väga-väga lahe. See line-up koos on siuke mõnusalt kakofooniline ja hästi eriilmeline ja see mulle väga meeldib. Ma olen nagu hakanud siukseid line-up'e tegema, kus kõik on wildcardid. Et hästi erinevaid asju näeb, nii et homme, kui me lindistame reedel, täna, kui sa kuulad seda laupäeval Fonoteegis. Täiega. Ainvaida.ee Aga lähme tagasi Jaak Valge kassivoldiku juurde ja siin ta ütleb veel, aga see on pisiasi, tõsine probleem on hoopis see, et ka poliitika on sageli pealiskaudne. Samal. Siis on reavahetus for no reason. Tõenäoliselt ta kujundaja võib-olla ei tea, ei oska seda justify read panna, nii et oli vaja panna käsitsi Orban rida. Samal. Ajal, kui sündimus langeb, massimigratsioon kestab, varad koonduvad ülirikaste kätte ja võim eemaldub rahvast, tegeletakse pigem loosungite kui lahendustega. Nojah. Valimislubadused muutuvad aga tühjadeks kordusteks. Kui viitsid vaadata, mida Tartu võimuerakonnad lubasid eelmisel korral ja mida lubavad nüüd, leiad kahjuks üsna sama jutu. Muidugi võiksid siis mõelda, kas tasub jälle nende poolt hääletada. Mina usun, et poliitika siht peab olema õige, aga ka meetodid ausad. Ja nii edasi. Jaak Valge ei tegele sisutühjade loosungitega nagu mina usun, et poliitika siht peab olema õige, aga ka meetodid ausad, vaid tema tegeleb sellega, et poliitika siht oleks õige ja meetodid oleksid ausad. Et see on sisuline erinevus, jah. Samal ajal, kui massimigratsioon on väga kõrge ja vara koondub ülirikaste kätte. Mina ei näinud, et siin oleks kirjas on valge aeg, aga... See on kohe alguses. Ei ole. See on pime või? See on kohe alguses. Vaata seda esimest. On aeg valida valge. Kus? Näita mulle. No vaata seda esimest pilti. Kassi peal või? Jah. Vabandust, ma ei vaadanud pildi peale. Ja. Ega, oota. Näita mulle. Ta on 2 erinevat flyerit. Ta on tembeldanud siia peale selle. See on templiga pandud siia. Okei. Ja, issand jumal. Ma terve selle aja mõtlesin, et mina olen loll ja ma ei oska lugeda. Nii, armsad kuulajad, me oleme siin vahepeal teostanud väikese Mandela efekt. Mul on tunne, et meie universumid splittisid praegu. Mul on tunne, et see on see, mida Ühendkuningriigi terfid, kui nad teevad neid transvestigation'id, kus nad üritavad selgitada, et inimesed, ma usun, et see on umbes sama tunne, seepärast, et me oleme just teinud. See on väga tore võrdlus, see on. Me oleme just julge valik. Tegime 30 sekundiga deep dive'i, sest et selgus, et meil on sellest samast, minul ja Annile on erinevad variandid sellest Jaak Valge voldikust, sest see on aeg valida valge. On see versioon, mis mulle saadeti. Ma reaalselt mõtlesin, et ma ei oska lugeda. Ja Ann, kes on kujundaja, tuvastas ära selle, et kuna temal on lihtsalt Eesti rahvuslased ja konservatiivid, see on templiga siia peale löödud ja tõesti, kui Ann nüüd seda ütleb, siis ma näen seda ka, et see on nagu, see jookseb veits laiali, nii et see on templiga löödud. Minul on nagu varasem versioon sellest flyerist ja nagu 2 erinevat inimest Tartus on nagu saatnud meile selle võib-olla ei ole, erinevad on. Aga mida me järeldame sellest on see, et Jaak Valge on tõesti terve Tartu linna täis vabandanud. Muud kui käib ja jagab oma flyerit. See on A-B testimine ka nagu, aga kuigi ma ei tea, kuidas ta voldiku peale seda A-B testib, aga et kas on aeg valida valge, see läheb siis inimestele, kes näevad natukene rohkem välja niimoodi, et nagu nad, see massimigratsioon võib olla blondimad inimesed, neile läheb, on aeg valida valge. Ja teistele läheb kassipildiga. Teistele läheb, jah. Kassipildiga on kõik vist, jah. Ja teistele läheb ilma kleepsuta või nagu ilma selle templita, lihtsalt kassipildiga ja sa mõtled, muhe mees. Just nii. Ja siis täitsa rets, mul oli reaalselt tunne, et ma ei oska lugeda, sest mul ei olnud seda ja ma vaatasin, sa ütled kõige esimene asi, ma vaatasin piltide peale appi nojah. Ja tegelikult juba mõnda aega tagasi saatis meie püsikuulaja IK meile pildi Hiiumaalt. Ma rääkisin sellest pildist, aga ma ei öelnud, kes see on ja meie püsikuulaja IK pildi Hiiumaalt, kus on lihtsalt kirjas tigude aeg
saab täis. Siin on teopilt, kellapilt saab täis, hiidlased võidavad, Isamaa. Tigude aeg, teopilt. See ei ole tigu, see on nälkjas. Vabandust. Tigude aeg, nälkjas. Kell. Saab täis, hiidlased võidavad, Isamaa. Ja see on mingisugust tüüpi kiriku või ametiasutuse või kohviku. See on toren, siin on toren. Kellatornis. Kellatornis. Mis ta olla kellatornis? Mitte midagi ei saa aru, aga võib-olla hiidlased teavad, neil on oma maailm, neil on oma keel, neil on oma kultuur, mina ei peagi nemad selle kohta teadma. Nemad mõistavad seda Hiiu nalja. Jah, Hiiu. Kuule, aga kas on nagu, sul on ka nagu rahulik tunne Facebookis, kui enam nagu makstud reklaami ei ole? Mul on nii rahulik tunne, sellepärast makstud reklaami ei ole, aga mina kusjuures olen hakanud saama väga palju vihaseid attack-ääde. Mis väik sellega on? Nagu maksmata, aga kõva share'imisega. Et siukseid riile näiteks, mis on kokku pandud, kus mingi Kristen Michal ütleb ühte asja, siis Reinsalu ütleb midagi või siis mingeid agressiivselt välja lõigatud klippe mingitest asjadest. Sotsid ikka ei ole põhimõttekindlad, nii edasi. See ei meeldi mulle väga. See on hästi. See on tore ka, aga väga Ameerikan see. Ta on nagu hästi, ta on ju, no minu lapsepõlvest on meeles see reklaam, et Reformierakond ütleb jah Euroopa Liidule, Keskerakond ütleb ei Euroopa Liidule. Ta on täpselt see sama formaat. Ja Keskerakonnal oli ka lastetoetuste tõus. Reformierakond ei, Keskerakond jah. No ja see oli teine seal vastas, jah. Yeah. Aga see on kuidagi siuke nagu veel sõbralikum, aga see on see, kui sa nagu mingi editid vaata, mingid zoomid, supakad, nii edasi, see on siuke... Ma ootan seda, millal me full Ameerika stiilis jõuame. Et mu mõte ongi see, et ta on nagu ühes Mihhail Kõlvart tahab Tallinnast ära tehtud. Mitte see aasta, aga Riigikogus juba tehakse ju konstantselt. No nad seda häält vist ei ole veel kasutanud. Mihhail... Ma olen töötu. Kui keegi soovib kasutada mind oma attack-adis, siis Mihhail Kõlvart tahab Tallinnast. Ma teen paar alternatiivset teiki. Urmas Reinsalu tahab teha Tallinnast. Pipi Piksuk tahab Tallinnast. Teha Segasumma suvila. Konservatiivid seda ei toeta. Vali konservatiivid. Kusjuures ma avastasin selle Jaak Valge flyeri pealt, mis võib-olla nagu astroturfiti meie podcasti erinevate inimeste poolt. Ei astroturfitud. Erki koduleht on EERK, sest erk.ee on Eesti raamatupidajate kogu mingi kodukas, mis on väga-väga naljakas. Igal juhul, attack-adid on tegelikult aastaid juba internetis nagu väga popp asi. Aga mul on tunne, et on hakatud kuidagi võib-olla süsteemsemalt jagama neid asju gruppidesse, et Facebook on liikunud hästi palju gruppidesse ja grupis olevad asjad kuidagi hakkavad nagu oma elu elama ja levima kuidagi hoopis teistmoodi. See on üks osa sellest, et see kuidagi levik on teistsugune lihtsalt ja teiselt poolt editing on läinud nagu paremaks, kiiremaks, kõik saavad ise teha, et see on nagu, et ta ei ole enam niivõrd võib-olla isegi professionaalne, aga teisest küljest ta on kuidagi ta on nagu põlvel tehtud, aga samas hästi mõjus just ka see pärast, et ta ei ole nagu meeldiv asi, see ei tekita head meeleolu, on ju. Aga kahjuks vist töötab, ma arvan siis, kui nii väga tehakse. Jah. Et see on nagu kole lugu. Ma ise olen tähele pannud seda, et mul nagu feedis, makstud reklaami, eks ju, kuna seda enam ei ole, siis just see siuke nagu agressiivne sisu tuleb. Et see on natuke nagu vastupidine isegi, sest et tihti need makstud sisuga asjad on just kui nagu konstruktiivsed, tüütud võib olla, aga nagu ilmselt tutvustavad kindlasti ja nii edasi, aga seda viha on vähem, et see on nagu huvitav tendents ühiskonnas. Mul nagu oma enda sinna mulli langemine on ka nagu selles mõttes huvitav, et nüüd ma järsku näen ainult nagu sotside asju. et sest mul ei ole makstud reklaami peal, vaata. Aga ma üritan hästi võimalikult vähe kasutada sotsiaalmeediat, aga raadiost olen kuulnud, nüüd tehakse niimoodi, et tehakse raadioreklaam ära ja siis loetakse hästi aeglaselt peale.
Tähelepanu, tegemist oli poliitilise reklaamiga, mille on kinni maksnud reklaamitud kandidaat või erakond. Rohkem infot vaata Sky Media poliitilise reklaami leheküljelt. Niimoodi pärast peaaegu et iga poliitilist reklaami tuleb siuke, on ka raadiojaami, mis ei tee seda ja lihtsalt eeldavad, et küll meile hoiatus tehakse ja pärast mõtleme edasi. Ja see on nagu äge, mul ei ole mitte midagi selle vastu, see ei täitsa pull. Isamaa häkkis ära, et kui nad ostavad ilma teate ette reklaami, siis nad ei pea seda jura sinna panema, sest siis nad nagu sponsoreerivad ilma teadet, mis on apparently teine asi kui reklaami ostmine. Kuidagi. Okay. Noh, et oli kõigepealt oli mingi refi reklaam öeldi, et ilma teate toob teieni. Ja. Ilm on halb, aga Isamaa peale võid alati loota. Midagi siukest. Ilm on ootamatu, aga Isamaa peale võid alati loota. Ilma teade ja meil on oodata vahelduva pilvisusega laupäeva, temperatuurid 5-8 kraadi Tallinnas, 2-7 Pärnus, niimoodi, et seal ei tulnud seda vahele, et oli poliitreklaam, mis sa just said, sest nad toovad ilma teate meieni. See on kuidagi, see on mingi skämm. Tänu Ossinovskile Tallinnas sajab. Ilma teate toob teeni. See on mingi skämm, vaata teles tehakse sama, et sul on reklaamipaus ja pärast seda näidatakse see kaamera, näidatakse see kanali logo ära ja pärast seda tuleb saadet toetab ja saad veel reklaami, sest niimoodi saad reklaamipausi pikemaks venitada. Sest reklaamipausil on mingid määratud nagu mahud tegelikult, aga siis kui sa toetad saadet, siis sa ei ole ostnud mitte reklaami, vaid sa toetad saadet. See on osa saatest. Jah. Tehniline, vabandust. Ei, see on hästi huvitav. Need on lihtsalt minu nagu põlve peal järeldused, sest muud moodi see ei tundu nagu loogiline, aga mul on tunne, et seal on mingi lifehack, mida nad vähemalt nagu üritavad leida. Ma ei tea. Ja, muidugi on, jah. Need nagu turunduslikult need eri kohtades ja eri funktsiooniga reklaamid toimivad ka erinevalt, on ju, et näiteks kui sul on pre-roll reklaam mingil raadiosaatel, on ju, see on teistmoodi kui mid-roll reklaam, ehk siis kui saatejuhid juba räägivad või siis kui saatejuhid ise ütlevad, siis see on veel nagu mingi teine asi, kuidas see toimib kuulajale kõik see. Ja analüüsime ühte asja veel. Räägime Tallinnast ja räägime Lasnamäest ja see on üks huvitav asi, aga tegelikult lihtne asi võib-olla, mille üks mu tuttav välja tõi hiljuti, vaata, mis on see, et Lasnamäel sa väga palju ei näe teiste erakondade reklaame peale Keskerakonna, on ju. Ja võib-olla see on osaliselt sellepärast, et erakonnad näevad, et massilise selle reklaami ostuga sa väga kaugele ei jõua, kui siis sa jõuad tänavale, sellepärast et Keskerakond on ilmselt Lasnamäel väga tugev. Aga selle ilme küsimus oli, et aga miks Keskerakond siis ikkagi nii suurelt ostab? Ma arvan, et see on ka sellepärast, et seda peabki tegema, et AdPile ei ole ülemist limiiti. Kui sa oled juhtiv bränd kuskil, siis sa ostad reklaami kogu aeg, selleks, et muuhulgas kindlustada seda. Ja, et sa meelest ei läheks, et sa olemas oled. Täpselt. Et inimesed aru saaks Lasnamäel, et valimised on tulemas. Jah. Et seda nägu näed, okei, ma saan selle näoga midagi teha. Nüüd saab Keskerakonda valida, on see sõnum tegelikult, mida nüüd ütleb, mitte ärge valige Keskerakonda, vaid praegu minge ja tehke seda. Ja selle tõttu just, et näiteks ka Keskerakonnal on selline side oma valijaga, on eriti tähtis see, et kõik inimesed, muuhulgas ka siis, kui nad valivad Keskerakonda, aga ükskõik, kes läheks valima ja annaks oma hääle. Seepärast, et nüüd saab valida seda, kellest sa usud või nüüd saab valida kui sa soovid ka selle vastu, keda sa ei taha, kui nii on. Ja, ega tead, sellega on veitsa see, et ülemist limiiti nagu AdPile ei ole, aga eelarve on limiteeritud ja sa pigem sa ju ei lähe teiste erakondadena, sa suure tõenäosusega ei lähe võtma Keskerakonnast hääli ära nii palju Lasnamäel, kui sa saad seda teha mõnes muus piirkonnas. Näiteks. Seda küll. Puhtalt näitena. Ja sa arvutadki lihtsalt läbi, et kus on kõige suurem potentsiaal saada kätte keegi valija ja et ei oska öelda, on ju vaatad, kas need võivad olla sinu poole liinivad inimesed ja nii edasi, et sa tegelikult strateegiliselt lihtsalt, ma arvan, et kallim on Lasnamäel teha teistel kampaaniat, kui näiteks teha kesklinnas või Kristiines, on ju. Et seal on nagu rohkem loogikat panna nagu oma massi sinna, mis on võib kõlada, ma ei tea, miks küll küüniliselt, aga ega tegelikult ei ole, tegelikult see ongi lihtsalt see osa sellest tööst, et see reklaamitööst kui sellisest. Just, eks seal on ka see, et mulle meeldib nagu mingit sporti vaadata
ja strateegiamänge näiteks mängida ja nii edasi ja noh, ma ise ka tihti, ma olen tähele pannud, et mina implementeerin seda strateegiat, et kui ma mängin strateegiamänge või mida iganes, et ma kasutan strateegiat win more, ehk siis kui ma võidan, siis ma panen juurde, mitte ei kaitse oma positsiooni, vaid panen veel juurde selleks, et võita rohkem ja suuremalt, sellepärast, et ma näen, et kui ma olen loonud tingimused selleks, et võita, siis kui ma asun nagu kaitsesse või oma võitu kindlustama, siis üldiselt minu hinnangul ma sean sellega ohtu need tingimused, kus ma olen nii-öelda inertsis võidule orienteeritud kohas, nii et ma enamasti implementeerin win more strateegiat ise ja ma usun, et noh, Keskerakonnal on natuke sama, et nad näevad seda, et nad tõenäoliselt on näiteks seal piirkonnas võitmas ja siis nad tahavad võita veel rohkem. Ja neil on kõige loogilisem see, et seal on neil kõige lihtsam saada oma hääletaja välja kasti juurde. Samamoodi, et nende toetaja on seal kõige lihtsam kohale saada on ju putkasse. Et see on nagu kõige, et minu arust see on igatpidi, it makes sense, ma saan tegelikult aru sellest täiesti, sest kui sa ei pane seda välja, siis need inimesed ei tea, et valimisedki on ju, sest kui sa ei tule sulle igapäevaselt kogu aeg kõrist ei kallata nagu sisse seda valimist, et siis sa ei saa arugi, et valimised on. Just, ja sellepärast ongi nii oluline minna lihtsalt ka valima, mitte lihtsalt kurta, mõelda, seekord ma mõtlen, et ma ei lähe valima sellepärast, et mul ei ole head kandidaati. No tough luck, no. Tead sa, siis vali kehv, vali sõber, vali naljaka nimega inimene, kes tundub enam-vähem normaalsest parteist. Vali strateegiliselt, sa mõtle niimoodi, et sa ütled, nad kõik on nõmedad, praegu ei tunne nagu kedagi ei taha valida. Mõtle nüüd kõige nõmedama peale, kes seal on. Yeah. Ja kui sa nagu ei vali, siis tema häälte nagu protsent ja kaal läheb kõrgemaks, sest keegi ju teda valib. Ehk siis sul nagu, kui sa tahad nagu niipidi mõelda, et kõik on nõmedad, siis mõtle nagu kõige nõmedamat stsenaariumi peale ja hääleta nagu selle vastu. See on ka variant nagu. Mulle meenub üks kõige naljakam reklaam, mingis mõttes see elab puuküürnikuna mu peas. Oli kunagi noor, äkki esimesed Euroopa Parlamendi valimised midagi sükest ja Igor Gräzinen, kes oli siis Reformierakonnas, oli ülihea reklaam, kus see oli mingi mustvalge, ta oli mingi tüütu seal ja siis slogan oli, et Gräzin käib närvidele, saada ta Euroopasse. Ja see oli ülihea. Seda ma mäletan ka täitsa tore. Kuulge, aga minge siis valima ja tulge Fonoteeki stand-upi vaatama ainvaida.ee saab piletit, toetage meid Patreonis, patreon.com/suvariik. Esmaspäeval tuleb välja tuleb uus osa, kus me räägime YOLO grupist, mis on krüptokasiino Eestis. Ja mõned inimesed, kes on saanud kätte hunniku raha, ma tean, et kasutasid osa sellest rahast selleks, et osta endale kaamera ja mikrofon ja tegelevad siis striimimisega teatavasti Twitch TV Mr. Magendas majandus, MR majandus, jah. Majandus. Ja Tatari karakterpaar Tatari 64.2 on ka üks hea koht. Ja ainvaida.ee, väga hea leht, mulle väga meeldib. Peamine leht, kõik info saan sealt ainvaida.ee lehelt. Ja valimised.ee saab kuni laupäev kell 8 arvutist hääletada ja pühapäeval kella 8-ni saab oma jaoskonnas valida sedeliga vanakooli moodi ka. Minge valima. Ja ka podcast Politsei on ka tore. Ja seal on ka tulemas välja uus osa ja seal on ka, me räägime ka valimistest, miks üks inimene üldse peaks kandideerima. Popov kandideerib ka valimistel. Ehk siis see on Suvariik SOS, tšau. SOS, tšau.